kuidas me saime Kadrile 4 kuuga üle 120 hinnapakkumise, 50 objekti lukku, 60 000 lisakäivet, 10-kordistasime ta käivet 4 kuuga. Ehk siis me kasutasime Facebooki reklaame selleks, Facebookis, Instagramis. Meil oli 20 € eelarve, 20 € päevas. Kasutasime Facebooki enda ankeeti selle jaoks. Kohe kui päring tuli sisse, läks teele automaatne SMS, automaatne email. Kasutasime automatsioonide jaoks high levelit, 30 päeva, 14 päeva asemel testida. Seda tarkvara saab minu lingiga tasuta proovida. Ülitähtis on võtta kontaktiga nii kiiresti ühendust kui võimalik, aru saada, kas tal on kindlalt lähitulevikus huvi osta. Igal ühel ei ole mõtet pakkumist teha, et tuleb kvalifitseerida, teha kindlaks, kas ta üldse võib-olla on lähitulevikus huvi osta. Muidu on lihtsalt pakkumise tegemine, natuke aja raiskamine. Kinnitame nende emaili ära, et see oleks ikka õige. Anname teada, et ootame võimalikult kiirelt pakkumisele tagasisidet ja informeerime siis potentsiaalselt klientiga toodete või teenuste kohta. Kui klient ei vasta, läheb uuesti automaatne SMS email 2 päeva hiljem, samamoodi 7 päeva hiljem, samamoodi. Ja nende SMS-idega üle kommunikeerimist ei ole olemas. Suurte objektide puhul meil läheb tavaliselt inimene koha peale, seda pakkumist tegema ja objekti vaatama. Pakkumise oleme ära teinud, saame vastuse, et kas läheb töösse või ei lähe. Kui ei saa pakkumisele vastust, jällegi automaatsed SMS-id, emailid, 2 päeva hiljem, 7 päeva hiljem, 14 päeva hiljem, mis tasuks selle süsteemiga meeles pidada. Ehk siis emailile pakkumiste tegemisel peavad hinnad olema väga konkurentsivõimelised, kuna meil ei ole võimalik väga palju müüki nagu sooritada koha peal, siis hinnad peavad olema konkurentsivõimelised, et see on selle süsteemi võib-olla üks miinuseid. Pakkumised peavad olema detailselt ja ilusti koostatud, ehk siis kui sa lihtsalt saadad emailile 1200 pluss KM, siis mitte keegi ei osta sinu teenust. Ehk siis peab olema ilus mingi aluspõhi, alustemplate, mille peale see emailile see pakkumine teha. Ja viimaseks, järelmüük on kohustuslik, ehk siis see tõstab teie müüki, SMS-id, emailid ei maksa väga palju ja sellest tõstab müüki ilma, et peaks mingitki lisatööd tegema.